Tere, head kuulajad! Oleme tagasi Tervisekassa podcasti lainel. Mina olen Epp Kõuhkna Tervisekassa avalikest suhetest ja ühtlasi tänase podcasti saatejuht. Selles podcastis, nagu nimigi ütleb, räägime tervisest. Seekordses episoodis räägime me teemal, mis võib olla tundlik ja üles tuua erinevaid emotsioone. Me räägime enesevigastamisest. Tänase vestluse eesmärk on tõsta teadlikkust ajenditest või riskifaktoritest, mis võivad enesevigastamiseni viia. Samuti peame oluliseks vähendada teemaga seotud stigmat ja suurendada mõistmist. Tänases saates on meil külas peaasi.ee kogemusekspert ja chat-nõustaja Hedvig Madisson. Tere! Tere! Ning tema kõrval aitab meil teemat avada kliiniline psühholoog Anna Nõmmik. Tere! Tere! Üheskoos arutleme, kuidas võib enesevigastamine välja paista ning millal, kust ja millist abi otsida. Anna, mis on enesevigastamine ja miks me peaksime sel teemal rääkima? See on selline käitumine, mille puhul inimene tahtlikult teeb endale viga, tekitab endale valuaistingut ja see on oluline teema, kuna selle käitumisega seoses on palju müüte, mis on kahjulikud isegi, võiks öelda, et mis mitte kuidagi ei aita need inimesi, kes seda käitumist kasutavad. Aga mis võiksid olla need peamised ajendid, miks enesevigastamist kasutatakse? No mina ütleks, et see on vahel selline äärmuslik viis mingisugust kontrolli omada. Et eriti kui me räägime noortest inimestest, siis sageli nad elavad sellistes olukordades, kus neil tegelikult ei ole väga palju, mille üle nemad saavad otsustada. Et nad elavad oma vanemate katuse all, kus kehtivad need reeglid, nad käivad koolis, seal on omad reeglid ja kui juhtub, et nendes keskkondades siis on mingisugused probleemid tekkinud, siis tegelikult leida seda kontrolli või saavutada midagi, mille üle nad nagu tunnevad, et nad tõesti saavad ise otsustada, et seda võib olla raske. Ja vahel see enesevigastamine tulebki sellest, et sisemine valu läheb nii ääretult suureks, et neil on vaja kuidagi seda maandada, kuidagi leida seda tunnet taas, et neil on mingisugune kontroll ja võim millegi üle. Et ma ise olen seda kuidagi kirjeldanud niimoodi, et kui on meeletu peavalu ja sa lööd varba ära, siis selleks hetkeks, kui see varvas valutab, see pea justkui ei valuta või see tähelepanu läheb justkui kuhugi mujale. Et vahel see ongi seotud kas tugeva ärevusega, depressiivsete mõtete ja tunnetega, aga sageli on see selline äärmuslik toimetuleku meetod. Mm-hmm. Tihti võidakse enesevigastamist ka enesetapukatsega kuidagi seostada. Kas nende kahe vahel on seoseid või mitte? Võib öelda, et seoseid on, aga enesevigastamine ei ole enesetapukatse. Et võib öelda niimoodi, et võib-olla nende käitumiste eesmärk on ikkagi erinev, et enesevigastamise puhul kuna see on üks viis, kuidas inimene tuleb toime väga raskete tunnetega, et pigem võiks öelda, et see on viis ellu jääda, et see eesmärk on selline. Enesetapukatse puhul eesmärk kahjuks on ikkagi elu lõpetamine, et need kannatused siis kuidagi lõplikult surma kaudu lõppeks. Et selles osas, aga enesevigastamine ka enesetapuriski tõstab, et on ka olukordi, kus tahtmatult võib enesevigastamine surmaga lõppeda ja selline kurb statistika ütleb ka, et paljud inimesed, kes enda elu lõpetavad enesetapu kaudu, on ennast varasemalt ka vigastanud, et selles suhtes seoseid on. Mm-hmm. Ma saan siis aru, et peamine võib-olla erinevus nendel kahel ongi see, et enesevigastamise puhul see on tegelikult justkui võib-olla sõnastan natuke oma sõnadega, et just viis või kuidagi selline toimetuleku viis, kuidas ellu jääda, aga enesetapukatse puhul tegelikult on just ju see eesmärk vastupidine. Just, et mõlemad on küll väga raskete mõtete tunnetega toimetuleku viisid, aga jah, erineva eesmärgiga.
Te tõite ka välja, et üks olulisi põhjuseid, miks me peaksime enesevigastamisest rääkima, on just sellega seotud erinevad sellised müüdid ja valearvamused. Mis on peamised levinud väärarusaamad seoses enesevigastamisega? Üks minu, kas võib öelda, justkui lemmikuid, aga võib-olla just vastupidi, on selline müüt, et kui keegi ennast vigastab, et siis ta tahab sellega lihtsalt tähelepanu. Mida see üldse tähendab, on iseasi küsimus, et millegi pärast erinevate käitumiste puhul meil inimeste seas on sellist müüti, et kui mul tekib selline mõte, ta käitub praegu niimoodi, sellepärast, et ta tahab tähelepanu, siis paradoksaalselt kaasneb sellega see, et ma justkui seda tähelepanu ma talle siis just ei anna. Minu jaoks natukene kummaline, et miks selline efekt, aga ka enesevigastamise puhul, et kuna loomulikult see võib ehmatada ja võib tekitada küsimusi, aga et kui tekib selline mõte, et inimene võib vajada selle kaudu tähelepanu, siis absoluutselt tähelepanu on see, mida ta vajabki. Et me vajamegi inimestena märkamist, kui meil on mured, siis me vajame tuge, ja tõesti see müüt on kahjulik, et olen ka puutunud kokku noortega, kes on juba ka sirgunud täiskasvanuteks ja räägivad oma kogemustest, et kuidas nad ongi võib-olla aastaid kõndinud ringi, niimoodi, et ka enesevigastamise jäljed on näha ja näiteks ma küsin, et kas koolis keegi kunagi midagi on selle kohta öelnud, et siis on olnud juhuseid, kus öeldakse, et ei, mitte keegi, mitte kunagi ei ole justkui sellele ka tähelepanu pööranud. Et siis mõtlen, et kui nähtamatu see tunne võib olla, et päris hirmus. Aga miks te arvate, et nii on, et ei pöörata siis tähelepanu sellistel hetkedel, kui märgatakse tegelikult? Peamine põhjus ikkagi on teadmatus. Et ei teatagi, siis tekivad mingisugused võib-olla uskumused kerkivad pähe, mis ei kehtigi, aga et me käitumegi siis nende järgi ja ei oska seda tuge pakkuda. Ma ütleks, et seal on tõenäoliselt ka see aspekt, et seda seostatakse tavaliselt just noorte tütarlastega ja seal kuidagi kipub nii olema, et nagu üldse selliseid noorte probleeme vaadatakse kahtleva pilguga sageli. Ja just arvataksegi ju sageli ka, et enesevigastamine ongi ainult noorte tütarlaste probleem ja keegi teine seda ei tee ja see ongi seotud ainult selle tähelepanuga ja nad tahavad mingisugust populaarsust või jumal teab mida. Mis on minu jaoks ka hästi veider loogika, kuna kui kellelgi on vaja tähelepanu sellisel määral, et hakkab iseennast vigastama, mis tegelikult on, ma ütleks, selline kõige ebainimlikum asi, mida üldse teha saab, kuna lihtsalt meie keha juba töötab vastu sellele, et me kuidagi endale viga teeksime. See on nagu lihtsalt, see ei ole midagi, mida sa kergekäeliselt teha saad, et ma nüüd ma natuke vigastan ennast. Et see on nagu selline, väga julmal viisil eneseületus, kuna see ei ole midagi loomulikku. Ja siis eeldada, et keegi teeb seda lihtsalt sellepärast, et keegi teda tähele paneks, ilmselgelt seal on midagi väga katki ja väga halvasti. Ja ma ütleks, et see on ka omamoodi probleem, et just sageli noored tütarlapsed seda teevad, et siis võib-olla oleks vaja just vaadata seda, et miks see niimoodi on. Et miks meie noored tütarlapsed ei saa siis sellist abi ja tähelepanu, mida neil vaja on, et nad sellist asjadeni ei jõuaks. Tihti tegelikult, ma saan aru, ikkagi on niimoodi, et just noored tütarlapsed jõuavad sellega siis tegelemiseni, eks ole, aga see ei ole ju ainult niimoodi. Kas on ka kuidagi statistikat või et see tegelikult ei puuduta ainult noori tütarlapsi, et me oskaksime võib-olla ka märgata teisi, kes võivad ennast vigastada? Sellist statistikat on väga-väga raske luua, sellepärast, et siin on jällegi see, et kui palju keegi ütleb, et ta ennast vigastab või kui palju seda märgatakse, et keegi ennast vigastab, et sellist nagu kirjapanekut on seal väga raske luua. Aga on ka see tendents paraku, et noored poisid pigem elavad ennast väljapoole, kui neil on probleeme. Et me oleme ju kuulnud, on ka artikleid selle kohta, kuidas on probleeme vägivallaga ja
suhetega ja kõigega ja tütarlapsed sageli sissepoole. Ja siis ongi see valu protsessimine või läbitöötamine on neil lihtsalt sotsiaalselt erinev, kuidas nad on õppinud nende asjadega toime tulema. Aga kindlasti see ei ole ainult noorte probleem ja ma tahaks välja tuua ka, et see enesevigastamine ei ole ainult see, et sa tõesti tekitad endale haavu, et tegelikult selline mis tahes ennast kahjustav käitumine võib olla enesevigastamine. Et ka see, et keegi teadlikult tarvitab liialt alkoholi, tarvitab mingisuguseid aineid, võtab osa mingisugusest seksuaalkäitumisest, mis on selline, ei ole turvaline ja normaalne, isegi ka oma toitumise kontrollimine või isegi liigselt trenni tegemine, ka sellised asjad võivad olla enesevigastamine, me lihtsalt sageli ei vaata neid niimoodi. Ja ka poiste puhul võivad need viisid olla sellised, et mida me ei oska võib-olla näha ennast vigastava käitumisena, et võib-olla tegeletakse ka mingisuguse spordialaga, mis teebki viga ja valuaistingut ja seal võib olla ajend hoopis enesevigastamine, ja need, kuigi on proovitud uurida seda, et tõesti, et mis statistika siis on ja kipub olema see statistika tõesti tüdrukute ja noorte poole kaldu, aga on ka uuringuid, mis näitavad, et see vahe poiste ja tüdrukute vahel ei olegi niivõrd suur, et näiteks Rootsi ühe uuringu näitel oli selline korduv enesevigastamine üle 5 korra, mida siis noored ise tunnistasid oma kogemusest, et see vahe oli selline, et tüdrukutel 25% ja poistel 15%, et ei pruugi see erinevus olla nii suur, kui tundub. Te rääkisite mõlemad sellest, et on ka selliseid enesevigastamise viise, mida me võib-olla kohe ei oska märgatagi või nagu hinnata, et see nüüd on enesevigastamine. Tekkis kohe huvi, et kas te arvate, et siis see inimene, kes seda teeb, kas tema adub, et ta teeb mingisuguseid neid asju sellepärast, et ennast vigastada või et võib-olla ka tema ise ei ole tegelikult teadlik, et ta seda sellepärast teeb? Võib täitsa nii olla, et see mõtestatus on väga erinev. Et ma ise nooremana ma teadsin ka inimesi, kes näiteks igal nädalavahetusel pidasid väga-väga pikalt pidu, niimoodi, et sattusidki tsüklisse täiesti, mis võib ka olla täiesti selline põgenemine ja maandamine ja ka enesevigastamine, kui nad endale kahju tekitasid sellega. Aga jah, see, kuidas sa seda ise mõtestad ja kuidas sa seda ise aru saad, et see on jah siuke keeruline probleem, kuna paraku kui inimene ise ei saa aru, et see on probleem, siis kuidagi sellega tegeleda või sellest välja saada on väga-väga keeruline. Kui on keegi, kes väidab, et kui inimene on juba alustanud enesevigastamisega, et siis ta jääb seda alati tegema. Kas selline väide peab paika? Ma ütleks, et see oleneb inimesest, et osad inimesed jätkavad enesevigastamist ja osad leiavad võib-olla ka muud viisid, kuidas nende tunnetega toime tulla ja siis üks hetk võib see enesevigastamine lõppeda. Et tõesti individuaalne kogemus. Ma arvan, et see sõltub palju ka sellest, kui kaua ja kui tihedalt nad sellega tegelesid ja just seesama, et kas sa leiab mingeid aseaineid, kas sa leiab mingeid tervislikumaid viise, et ennast maandada. Aga ma arvan, et see enesevigastamise pikkus on seal üsna oluline. Okei, et võib justkui siis öelda, et see, kui keeruline on enesevigastamisest ühel hetkel loobuda, võib sõltuda siis sellest, kui vara või hilja seda tegelikult märgatakse, sellega tegelema hakatakse. Ja kui oluline siis seda on märgata, eks ole. Aga Hedvig, sinul on olnud raskusi enesevigastamisega. Kas sa võiksid enda kogemusele mõeldes jagada, mis võivad olla teatud riskifaktorid, mis nii-öelda siis suurendavad enesevigastamise tõenäosust? Neid on väga palju ja need on ka väga sõltuvad sellest inimesest, kes ennast vigastama hakkab. Aga kindlasti igasugused probleemid kodus, igasugused vägivallaintsidendid, aga ka vaimne vägivald, mis ei pruugi olla üldse, eks ole, selline nähtav ja äratuntav, kiusamine koolis, selline tõsine üksindustunne, tänapäeval muidugi on, eks ole, interneti läbi kiusamine ja kõik need negatiivsed asjad. Paraku ka ma ütleks, et
sisu leidmine, mis justkui julgustab enesevigastamist. Et kui keegi satub mingisse blogisse või mingisuguste piltide peale, kus on selliseid tulemusi näha, kuidas keegi on endale viga teinud, siis see võib ka julgustada kedagi proovima seda tegema. Ja mida ma ise olen kuulnud, et sageli ka sellistes sõprade gruppides võidakse seda proovida, et õnneks see seal sageli, kui see ongi ainult proovimine, siis see väga kaugele ei lähe, kuid siiski sellised asjad võivad anda kellelegi selle põhjuse, miks nüüd katsetada. Aga mis võivad olla siis need tunded ja vajadused selle käitumise taga, et ma saan aru, et neid riskifaktoreid on erinevaid, kui ongi võib-olla mis sõnasta niimoodi, et võib-olla ka sellised pikaajalisemad erinevad stressorid, mis võivad siis selleni viia, eks ole, et aga jah, et mis need tunded ja vajadused selle käitumise taga on tegelikult? Ma ütleks, et need tunded on need kõige raskemad ikka. See sügav üksindus, see sügav valu, see tunne, et keegi ei saa sind aidata, et sa oled üksi oma probleemidega, ma ütleks, see on nagu seal see hästi oluline. Aga ka usaldamatus, häbi tuleb sellega sageli kaasa. Et eks siin on ka vaja natukene eraldada, et mis on need tunded, mis eelnevad enesevigastamisele ja mis on need tunded, mis tulevad pärast. Kuna enne ongi sageli just see valu ja üksindus, aga sageli inimese peale selle tegemist, isegi kui nad tunnevad, et sellel hetkel see valu on natuke leevendatud, siis kaasneb sellega ikka selline häbi ja soov mitte kellelegi sellest rääkida. Et minu jaoks näiteks oli üks oluline asi ka see, et ma tundsin, et kuna minu probleemid olid vaimsed, siis need olid nähtamatud. Et ma väga tundsin lapsena seda, et kui keegi, eks ole, jala teeb katki, siis see on arusaadav, miks tal on raskused, miks ta ei saa mingeid asju teha, aga kui probleemid on vaimsed, siis just nagu ei ole mitte midagi ju käimas. Ja ma tean, et mingist hetkest hakkasin ma ennast vigastama osalt ka sellepärast, et ma tundsin, et see on just nagu selline reaalne tõend, et minuga on midagi valesti. Et see ei ole ju midagi, mida mingisugune normaalne inimene teeks, et siis vähemalt näed, ma olin kuidagi reaalselt katki. Et aga samas jällegi, kuigi ma tahtsin seda tõendusmaterjali kuidagi koguda ja näidata, siis samas see häbi, mis sellega kaasnes, see, et ma olin midagi sellist teinud ja see mure, et kuidas teised mind näevad, mida minu ema arvab, mida minu lähedased arvavad, see oli samas nii tugev, et muidugi ma varjasin seda, et see oli ka siuke veider tsükkel, et ma just nagu meeletult tahtsin abi ja tahtsin, et keegi märkaks ja võtaks midagi ette, aga samas ma ei tahtnud, et keegi teaks, et ma midagi sellist olen teinud. Et see oli siuke hästi siuke limbo olek. Hästi selline vastuoluline, eks ole, et ühtepidi tahad seda tõendit, aga teistpidi on seal hoopis need häbi emotsioon, eks ole, et ei... Täpselt. Ja kuna paraku need armid võivad jääda kas väga pikaks ajaks või kogu eluks, siis see ongi midagi, millega võib olla väga raske toime tulla. Et selline, nagu öeldakse suitsiidi kohta, et üks hetkeline otsus võib su elu täiesti hävitada, siis enesevigastamisega see hetkeline otsus võib jääda armiks sinu kehal, mida sa ei saa kustutada kuidagi. Et minul on praegu, kui ma peaksin oma arme üle lugema, ma ei tea, kui palju neid oleks, ma ei saaks neid lugeda. Paraku. Need märgid tihti ikkagi jäävad inimesega, eks ole, pikaks ajaks või kogu eluks. Ja võib-olla ma küsingi, et Hedvig, sa rääkisidki armidest ja sellest, kuidas see tegelikult on, paistab ju välja, eks ole. Kas on veel midagi, mille järgi võib justkui nagu välja paista enesevigastamine, et kuidas seda siis märgata, kuidas seda näha? Jah, võib-olla isegi lihtsam märgata, kui on sellised füüsilised jäljed, mida me siis ju tõesti näeme ja saame selle kaudu ka siis seda tuge pakkuda ja mõnikord see füüsiline märk võib olla ka siis natukene kaudsem, et võib-olla vereplekid riietel, aga väga sageli võib see käitumine tõesti olla ka teiste eest selles osas peidus, et võib ennast vigastada kehapiirkondades, mis ei ole teistele sugugi nähtavad ja tõesti võib ka olla sellist enesevigastamist, mis ei jäta
jälge, see ei paista teistele välja. Aga et siin võib-olla üldse võiks olla abiks niisugune vaimse tervise teadlikkus, et kui on mingisugused muutused lähedase inimese meeleolus, käitumises, mis ei ole võib-olla ka talle tavapäraselt omased, et ta on kuidagi nukram või rohkem üksi või suhtleb teistmoodi, et siis need on kõik need ohumärgid, mille puhul me võiks igal juhul talle saada läheneda ja tuge pakkuda. Et ma saan aru, et siis tegelikult saabki olla täiesti silmaga nähtavaid füüsilisi märke, samas võib neid füüsilisi märke olla ka sellistes kohtades, mida igaüks silmaga ei näe, eks ole, aga tasuks tähelepanu pöörata ka sellistele muudele märkidele, et mis viitavad, et kuidagi vaimse tervisega ei pruugi olla päris nii nagu tavaliselt. Et võib-olla siis nagu erinevused, mis võib-olla silma hakkavad võrreldes varasemaga. Just. Aga kui me nüüd räägime nendest märkidest, mis võivad siis viidata sellele enesevigastamisele, et kui kas lähedane või vanem märkab või kahtlustab enesevigastamist, kuidas ta peaks reageerima? Kui lähedane märkab midagi sellist, et ütleme, on mingisugused värsked enesevigastamise jäljed või niisugused nagu haavad kehal, et siis loomulikult see tugi peaks olema võib-olla kohe siin ja praegu, hingata korra ikkagi ise ka sügavalt sisse-välja ja siis vaadata, et et mis nüüd on toimunud ja et kui vaja, siis ka meditsiinilist abi pakkuda, et ka tohterdada neid haavasid. Aga kui need jäljed on sellised, et nüüd võib-olla nüüd kohe ei pea arsti juurde tormama, et siis võib-olla võtta see hetk, et mõelda rahulikult, mida ma nüüd märkasin ja miks ma olen mures ja siis ikkagi sõnastada seda oma lähedasele ka, et näed, et ma justkui näen, et sul on siin käel sellised jäljed ja mul tekib see mõte, et kas võib-olla, et sa oled endale viga teinud, et ma tahaksin teada, ma tahaksin toetada sind, et kui sul on mingisugune raskus, et ja siis ikkagi asuda kuulama, mitte üle kuulama, aga toetavalt, hinnanguvabalt küsida, kuulata, anda muidugi ka aega, sest nagu oli jutuks, et siis kui kaasnevad selle enese vigastamisega ka häbitunded ja et siis võib vajada inimene natuke aega, et ta saaks üldse seda turvaliselt jagada, et tõesti midagi sellist tema kogemuses on. Ja siis, kui oleme turvaliselt saanud sellest natukene rääkida, siis saame hakata koos mõtlema ka abivõimaluste peale, et mis võiks toetada, kuidas lähedane saab toetada ja millised abivõimalusi veel on. Kas ma saan siis õigesti aru, et esimene eristamine on see, et kas on praegu midagi kohe, mida ma peaksin nii-öelda praktilises või turvalisuse mõttes tegema, et tegutsema, aga kui seda ei ole, siis et tegelikult esimene asi, mis ma võiksin teha, on, et ma ei analüüsi seda teist inimest, vaid ma analüüsin ennast kõigepealt ja enda emotsioone. Võib justki nii öelda. No just, sest mõnikord võib ka muidu juhtuda see, et me lähedasena nii ehmatame ära, et me käitume viisil, mis ei ole toetav, et näiteks käsime kohe lõpetada selline käitumine või satume ahastusse ise, et see ei ole siis võib-olla vajalik ja ei aita nende abiviisideni jõuda. Ma loodan, et mu ema ei pahanda, aga esimene asi, mida tema mulle ütles, kui ta nägi, oli see, et ta karjus mu peale, et kas sa tahad oma õele selline eeskuju olla, mis ilmselgelt sellel hetkel ei olnud just see kõige parem reaktsioon, mis oleks mind toetanud. Aga ütles ka, et hästi oluline on selle vahe tekitamine, et probleem ei ole enesevigastamine ise, probleem on see, miks see noor on selle enesevigastamiseni jõudnud ja mis on need probleemid, millega ta üritab toime tulla. Ma oma töös olen ka päris palju kohanud lapsevanemaid, kes otsivadki justkui meetodeid, et kuidas ma saan panna oma lapse lõpetama enesevigastamist. Ja kuigi see on täiesti arusaadav, kuna tõesti see on ju hirmus näha, et tal on mingisugused haavad, et ta on ise endale niimoodi teinud, siis
oleks ideaalne, kui see ei oleks see esimene prioriteet. Et siin ma saan jälle enda kogemusest rääkida, et kui mina mingi hetk, ma ikkagi üritasin seda lõpetada ka, ma olen seda oma elu jooksul väga palju üritanud, aga noorena, kui ma proovisin, siis kuna mul need probleemid olid ikkagi sees ja väga sügavalt, siis ma hakkasin ühel hetkel hoopis oma söömist tõsiselt piirama, kuni ma jõudsingi põhimõtteliselt anoreksiani. Ja kui ma üritasin sellest jälle välja saada, kuna ma olin üsna selline teadlik noor inimene, ma sain aru, et mingisugused asjad võivad mu tervist ja hakkamasaamist tõsiselt mõjutada, siis ma hakkasin üle treenima. Niimoodi, et ma lihtsalt iga päev pidi 5 kilomeetrit jooksma ja siis veel mingi 700 kõhulihase harjutust tegema. See ei ole siin liialdus isegi, ma pean ütlema, et ja siis ühel hetkel ma avastasin, et minu jaoks tegelikult sellel hetkel kõige turvalisem oli siiski enesevigastamine, kuna see võimaldas mul elada nagu muude asjade suhtes sellist normaalset elu, et see ei häirinud minu elutegevust nii palju kui need teised asjad. Et just, et kui selle probleemiga ei tegeleta, miks see noor siis ennast vigastab, need rasked tunded, need probleemid, siis ta võib leida lihtsalt mingisuguse teise alternatiivi, kuidas endale viga teha. Ja see võib tegelikult viia ka sõltuvusteni, see võib viia igasuguste õnnetusteni, see võib viia igasuguste riskantsete ettevõtmisteni, et selles mõttes ma alati üritan endale vanematele öelda, et kõigepealt tuleb võimalikult rahulikuks jääda, ja nagu vaadatagi seda, et okei, et kui ta hetkel niimoodi ei vigasta, et ta tõesti teeb enda tervisele väga tõsiselt kahju, siis pigem alustada natukene kuskilt mujalt. Just, et oluline mõista, mis toimetuleku viis see on ja mis probleem vajab lahendamist, et seetõttu ei olegi abiks tõesti see keelamine või ka see, et näita nüüd ette, kas oled ennast vigastanud, seda tõepoolest üldse mitte kuskil ei soovitata, et me peaks hakkama sellisel viisil sundima inimest oma keha ette näitama, et just, et see mõte ei ole selles, et ei oleks neid nähtavaid jälgi, vaid see, et see raskus saaks leeveneda, millega siis selle hädana üritab toime tulla. Ja siin on kindlasti hea ka lapsevanemana võib-olla mõelda, et vahel, eks ole, tundubki mõistlik see lihtsalt keelata, kui tundub, et kuidagi väga loeb see, kuidas võib-olla teised arvavad ja teised seda noort näevad, et ma ise olen jällegi oma töös kogenud lapsevanemaid, kes kõige rohkem muretsevadki selle peale, et aga kuidas teised siis mõtlevad meist, et kuidas teised näevad mind lapsevanemana, kui mu laps selliseid asju teeb. Et siin on ka jälle see koht, kus võib-olla oleks hea võtta korra samm tagasi ja mõelda, et kuule, et mida see noor võiks vajada sellel hetkel kõige rohkem. Et kindlasti on see ju hästi oluline, kuidas me ühiskonnas hakkama saame ja kuidas nagu selle noore sõbrad temasse suhtuvad ja teda näevad, see on tõesti oluline. Ja see on väga kurb, kui sealt tulevad mingisugused needsamad stigmadega seotud mõtted, et nüüd otsib lihtsalt tähelepanu. Aga jah, see lihtsalt keelamine või lõpetamine või tema kontrollima hakkamine või tema riiete vaatamine, et ega seal vereplekke pole, et see ei ole seal see kõige parem lahendus. Just, ja me ei pea siis mitte peitma selle noore muresid, vaid vaja on hoopis ühiskondlikku muutust, et teadlikkust oleks rohkem vaimse tervise teemade osas. Hedvig, sa ütlesid alguses ka, eks ole, et enesevigastamine on justkui sa vist ei kasutanud selle sama sõna, aga selline see ei ole lihtne asi, mida teha, see on nagu loomuvastane, eks ole, et kui keegi seda siis märkab, siis võib-olla ka kõigepealt, ma saan aru, mõelda sellele, et mis sellise käitumise taga on ja mõistagi seda, et see ei ole lihtne käitumine, selle taga ju siis peab olema midagi olulist ja suurt, millele hoopis tegelikult tähelepanu pöörata enne kui sellele välisele ja füüsilisele. Aga kui nüüd on ikkagi kuidagi see selge arusaam, et keegi tegeleb enesevigastamisega, siis millal, kust ja millist abi üldse otsida? Sest kindlasti ei ole see lihtne üritada siis mõista ja mõtestada ja abistada sellises olukorras ei ennast ega lähedast.
Neid abiviise on erinevaid ja enamasti on kõige selline käepärasem abiline igasuguste tervisemurede korral ikkagi perearst, kes saab suunata ka vaimse tervise spetsialisti vastuvõtule ja on ka võib-olla abiks selliseid infomaterjale, toetusviise nii lähedastele kui siis inimesele endale, näiteks enesevigastamisest loobumise töövihik, et kus leiab erinevaid abimõtteid ja tehnikaid nii siis enda aitamiseks, kui mina ennast vigastan, kui ka siis seal on olulist toetavat materjali lähedastele, et kuidas neid vestlusi alustada, kuidas mõista seda ennast vigastavat käitumist, ja peaasjade erinevate teenuste raames on ka häid toetavaid tegevusi, et noortele on näiteks pea hea nõustamine, et kus saab just ka erinevate tunnetega toimetulemise viise õppida ja seal on võimalik kaasata ka lapsevanemaid, näiteks räägime lastest vestlustele, et tõesti, et vanem saaks natuke võimalust turvalises keskkonnas mõtestada seda, et mis mu noore igapäevaelus toimub ja kuidas ma saan teda toetada, et neid erinevaid võimalusi leidub. Ma kindlasti soovitaksin vaadata ka lihtsalt lähikonnas ringi, et mis võimalused on, et kui on koolipsühholoog, võiks sinna pöörduda, abi võib saada ka sotsiaalpedagoogilt. Kui noor ise otsib kuhugi võimalust, kus võiks abi saada, siis ma soovitaksin lihtsalt leida mõni täiskasvanu, keda ta usaldab, selleks võib olla ka õpetaja, võib olla noorsootöötaja, et oluline oleks lihtsalt kellegi poole pöörduda ja selle murega kuskilt kohast algust saada. Ja jah, meil Peaasja veebilehel on mitmesugused võimalused ja neid enesevigastamise töövihikuid peaks saama ka tellida vist juba Tervisekassa veebilehelt tasuta koolidesse. Just tahtsingi ka küsida, et kui keegi siis seda enesevigastamisest loobumise töövihikut soovib saada, et koolidesse on võimalik seda tellida, aga kui nüüd näiteks vanem või inimene ise seda tahab saada, kust ta võiks selle leida? Kui ka see märksõna guugeldada, et siis leiab selle kohe üles, see on Peaasi lehel olemas sellise veebifailina, mida saab endale alla laadida, mida saab ka siis selle veebi kaudu täita, et see ka paljudele mugava variandina sobib. Aga osad eelistavad jah just seda sükest paberkujul vihikut, ja sellel ei ole tegelikult piirangut, et seda saab tasuta tellida ainult koolidesse, seda võib tasuta tellida kuhu iganes, et võib ka oma koju tellida tegelikult. Okei, mulle tundub, et tegelikult on päris sellises olukorras päris mitu võib-olla kohta, kuhu tegelikult oleks võimalik pöörduda või päris mitu sellist rada, mida võtta. Milline näeb välja see toetusprotsess siis olukorras, kus inimene enesevigastamisega tegeleb? Võib-olla kõige olulisem see, mida ka Hedvig tõi välja, et sellel inimesel on vaja leida turvaline toetav isik, kes iganes see siis on, kes proovib mõista, mis on temaga toimumas ja proovib teda toetada, et tõesti, me võime selle toetava inimese leida oma lähedaste seast, võime leida selle vaimse tervise spetsialisti näol, aga tõesti, vaja leida see inimene ja siis sealt edasi toimetada. Hedvig, ma küsikski siis ka sinult, et mis oli see, mis sinul aitas tuge otsida? Minul oli see teekond ikka päris keeruline, et mul see võttis ikka aastaid aega, et ma proovisin ka erinevate spetsialistide poole pöörduda, aga meil ei tekkinud seda head klappi, et minu jaoks selline läbimurre toimus tegelikult siis, kui ma sattusin päris psühhiaatria haiglasse ja sealt ma leidsin sellise psühhiaatri, kellega ma tõesti tundsin, et ta kuulab mind, ta võtab mind tõsiselt ja kuidagi meil tekkis temaga selline mõnus suhtlemine. Ta on siiamaani minu psühhiaater, ma siiamaani käin tema juures ja ma ütlen tõesti vahel see, et sa leiad selle ühe inimese, kellega sa tunned, et ta tõesti kuulab sind ja võtab sind tõsiselt ja ei vaatagi kuidagi, et sa otsid ainult tähelepanu või sa oled ainult mingisugune noor naine siin, kes on võib-olla lahku läinud kellestki, mis on ka paraku selline veider stigma, mis vahetevahel esineb vaimse tervise probleemidega noorte naistega. Aga jah, see võttis aega ja kannatust,
aga tõesti, kõik hakkas natukene siis juba vaikselt lahenema sealt. Ja ma ütleks, et hästi oluline on nagu läbi mõelda, mis selle noore ümber toimub. Kas tal on niisugune turvaline koht, kus ta tunneb, et ongi nagu tema valitseda see, et kas tal on ruum, kus ta tunneb ennast mugavalt, kas tal on asju, mis on tema jaoks huvitavad, mis panevad teda end hästi tundma. Kas ta saab saavutusi piisavalt, kas ta saab piisavalt kiitust, kas ta saab tunnustust, kas ta saab ennast kuidagi aktualiseerida ja just ka see toetus, et tal on inimesed, kes teda kuulavad ja kes ei mõista teda hukka. Ja selle toetusega vahel võib olla natukene keeruline, kuna minu jaoks oli ka need esimesed inimesed, kellele ma rääkisin oma probleemidest, teised noored. Ja nemad nagu seda on arvata, nad ei osanud sellega mitte midagi teha. Ja nad olid natukene ära ehmunud, aga me läksime suhtlusega edasi nii nagu ikka ja kuidagi minu jaoks see tekitas sellise tunde, et et see ei olegi mingi probleem või see ei olegi midagi, millega oleks vaja tegeleda. Aga siin on nagu just see sama koht, et miks ma arvan, et on oluline leida selline usaldusväärne täiskasvanu, et paraku noored tõesti ei pruugi alati olla need kõige paremad toetajad sellistes olukordades. Et kindlasti sõprade roll ja sõprade olemasolu on väga-väga oluline, aga väga tähtis oleks siin tõesti, et oleks ka keegi, kes saab ehk aidata neid edasisi samme astuda. Ja ma selle tervenemise või enese vigastamise, vähendamise või sellest loobumise protsessi puhul tooks ka välja selle, et see võib olla päris pikk protsess ka, et see, et ka inimene on abini jõudnud, see on, kui ta selleni jõuab, see on suurepärane, et ta leiab selle toetava inimese ja need viisid üles, aga see ei tähenda siis tingimata ka seda, et kohe see käitumine lõpeb ja see on ka okei. Et see ongi selline protsess, saab õppida erinevaid viise, kuidas oma tunnetega toime tulla, aga elus on ikka niimoodi, et vahel tuleb keerulisemaid hetki ette, kus inimene on haavatavam igas mõttes ja siis see ei ole nagu selline tagasi kukkumine kuskile, vaid et see ongi protsess. Ma saan aru, et hästi oluline osa on siis leida vähemalt üks selline turvaline isik, kellega seda jagada ja kelle võib-olla toel siis kuidagi seda protsessi alustada. Aga Hedvig, nagu sa ütlesid ka, et siis teinekord võib selle isiku leidmine võtta aega või olla keeruline. Kas on mingisuguseid selliseid, ma ei tea, praktilisi eneseabivõtteid või sellist alternatiivseid toimetulekuviise, mida inimene ise saab proovida, kui ta ei ole võib-olla veel seda kuidagi kõrvalt seda tuge leidnud? Oi, neid mul on terve hunnik kogunenud. Neid ma kogu aeg. Ma ise väga soovitan igasuguseid selliseid sensoorseid asju, kuna valu on ka, eks ole, midagi, mida me tunneme, tajume, siis sellised tugevad sensoorsed asjad nagu ongi jääkuubiku käes hoidmine. Ja vastupidi selline näiteks küünlavaha tilgutamine naha peale. Siis ma tean, et palju soovitatakse mingisuguseid kummipaelu või näpistamist või selliseid asju, see on ka täiesti okei, eks ole, et jällegi need tekitavad sellist väiksemat valu, aga need otseselt ei tekita nagu selliseid tugevamaid kahjustusi. Aga ka hästi külm dušš või hästi palav dušš, ma tean, et mul mõned sõbrad vahepeal praktiseerisid taliujumist, ka selliste eesmärkidega, et nagu ennast paremini rahustada ja hoida neid tundeid natukene paremini vaos. Aga ka näiteks sellised asjad nagu millegi väga vürtsika või millegi kibeda või väga hapu söömine, kuna selles olukorras ongi vaja kuidagi see inimene sellest veidrast olekust, millesse ta satub, nagu välja murda. Et see ongi nagu natuke välja ehmatamise vajadus seal. Ja vahel on vaja hoopis sellist tähelepanu kuskil mujal hoidmist, et kui ongi nagu selline tunne, et sa satud sellisesse auku, kus sa tunned ennast väga-väga halvasti, aga on võimalik, et natukese aja pärast sa tunned ennast paremini. Et siis on hästi hea kas mängida mingeid videomänge, vaadata mingisuguseid saateid, asju. Kui võimalik, siis eriti hea on, kui saab sõpradega aega veeta sellisel juhul. Aga jah, ma väga soovitan katsetada mingisuguste selliste asjadega, mis on kodus juba olemas, mis ei tekita otseselt haiget,
aga mis võivad olla piisavalt tugevad, et nad natukene nagu välja loksutaks sellest olukorrast. Jah, see ei ole kerge, see ei pruugi alati aidata, aga ma arvan, et igatahes on väärt katsetada. Ja mina näiteks olen ka katsetanud selliste asjadega nagu piercingute tegemine, mis kindlasti väga noortele ei sobi, aga mis võib olla jällegi midagi, mis natukene pikemalt aitab maandada, et see on ka siuke sotsiaalselt aksepteeritav viis, kuidas just nagu haiget saada. Ja kuigi kindlasti see enamikele inimestele ei ole üldse selliste asjadega seonduv, siis kui see asi on juba jõudnud sellisesse kohta, kus see on saanud ka sõltuvuseks, kuna ka valusõltuvus on tegelikult täitsa reaalne, et siis see võib olla ka midagi, mis võib natukene aidata seda edasi lükata. Ja ma ütleks, et sellest mõtteviisist, et ma nüüd pean kindlasti lõpetama selle natukene parem või see, mida mina ise soovitan, on see, et ma lükkan seda edasi. Et ma ei tee seda täna, ma ei tea veel homse kohta, me keegi ei tea, mis homme toimub, eks ole tegelikult, aga ma täna lükkan seda edasi, siis homme ka natuke äkki lükkan seda edasi ja kui me saame leida endale selliseid häid tegevusi, sükest mõnusalt veedetud aega, siis ühel hetkel me saame seda lükata nii kaugel edasi, et me isegi võib-olla ei mõtle selle peale enam. Ja neid häid abiviise, mida Hedvig kirjeldab, et nende kohta on ideid ka seal enese vigastamisest loobumise töövihikus, et tõesti, et erinevate intensiivsete aistingute kaudu selle tunde tipu leevendamine ja siis mõnikord ka selliste meeldivate aistingute kaudu, et vahel on vaja seda intensiivset tippu vähendada, et saaks üldse endale ka sellist leebemat tuge pakkuda, et siis neid ideid leiab. Ja ka tõesti intensiivne liikumine on midagi sellist, et mis ka paljud, kes on ise kokku puutunud ennast vigastava käitumisega, et on toonud välja, et just, et see kuidagi ka see trenn või et see ka kuidagi aitab siis seda tunde tippu leevendada, et ma korraks kas või siis jooksen kiiresti, et korraks toob sellise aktivatsiooni esile ja siis keha loomulikult hakkab pärast lõõgastuma, et see aitab siis selle tundega kuidagi toime tulla. Ja samamoodi näiteks venitamine, et jällegi see on see keha tundmine, mis on ka seal hästi abivalmis, aga mida mina olen näiteks märganud noorte juures, just kui ma olin noorte liikumises, siis me korraldasime sellist asja nagu lõhkumisteraapia, kuna ma ise usun väga, et vahel kui on ikka väga halb olla, siis on täitsa mõistlik midagi katki teha. Aga eks ole, elades kortermajas võib olla päris ehmatav teistele, kui sa lihtsalt midagi viskad vastu seina, et see ei tundu kõige loomulikum. Et siis me täitsa korraldasime sellise olukorra, et me muidugi panime kõik linad maha, panime kõik kiled ja särgid-värgid ühe maha jäetud maja juurde ja me olime kogunud klaaspurke ja vanu tasse ja paar isegi vanad telekat kuskilt teeperve pealt ja me tõesti lõhkusime, me korralikult lõhkusime, osadele purkidele isegi kirjutasime peale mingisugused emotsioonid või mingisugused asjad, mida me tahtsime ära visata. Et see on ka tegelikult vahel täitsa selline maandav ja aitav, et muidugi me käisime vahel ka lihtsalt kive merre loopimas ja selliseid asju tegemas, et vahel ka selline millegi metafooriline äraviskamine või kuidagi milleski loobumine, selline väga füüsiliselt võib tegelikult aidata. Ja see külm vesi, mida ka Hedvig välja tõi, et dialektilise käitumisteraapia materjalides, mis on ka üks teraapiaviis, mida on peetud vähemalt osadel juhtudel kasulikuks toetava viisina, et seal oli üks selline lause, et külm vesi võib teha imesid, et tõesti paljudele see sobib, et see kuidagi tõesti intensiivse aistinguna aitab. Ma saan aru, et enesevigastamise puhul ongi siis tegelikult kaks väga olulist poolt, et ühelt poolt on oluline mõista, mis on selle nii-öelda vajaduse taga, miks inimene tunneb vajadust ennast vigastada, aga tegelikult teisel pool on ka selliseid väga praktilisi võtteid, kuidas ennast toetada sellest loobumisel. Aga kui me tuleme nüüd tagasi nende ajendite ja riskifaktorite juurde, millest me alguses rääkisime, siis mis aitaks luua keskkonna, kus inimene ei pea enesevigastamist kasutama? Mis puutub lapsi ja noori, siis seal ma tahaks öelda, et see ei ole nende vastutus.
kuna mulle tundub, et nagu seal selle panemine nende õlule, et nad kuidagi ise peaksid selle looma, et see ei ole nagu, neil ei ole seda vaja, et see nagu, nad tunnevad seda juba niigi palju, kui nad sellise asjani jõuavad. Aga muidu, mis jällegi on näiteks mind ennast aidanud, on nagu selline iseenda analüüs, et mida mina tegelikult vajan, et on asjad, mida me oleme kultuuriga kasvanud, kuidas me oleme õppinud, et kuidas üks inimene peaks elama, mida ta peaks tahtma, mis rütmis ta peaks oma elu elama, millise partneri valima ja igasugused sellised asjad. Aga need ei pruugi olla need, mida me tegelikult tahame enda ümber. Et minu jaoks üks hästi oluline asi oli see, et ma õppisin, et mina ei tohi üksinda elada. Mul ei ole see mõistlik. Et nüüd ma elan korterikaaslastega ja kassiga. Ja mulle see väga aitab, et mul on ümber inimesed, kellega ma ei pea nagu meelehtult suhtlema, aga ma saan nendega suhelda. Ja nad on olemas selleks, et ma saan lihtsalt öelda neile tere, head aega, tšau, paka. Ja nad on olemas kuskil seal lähedal. Ma tean, et ma ei ole üksinda. Ja muidugi minul on ka, eks ole, lemmikloomad, nemad aitavad meeletult palju, et see just, et kui ma olen ka kuskil depressiooni augus ja ma ei jaksa väga pesta ja voodipesu vahetada ja ma olengi siuke stinki ja enda jaoks rõve, siis tema on eriti õnnelik, kuna ma lõhnan tugevamalt kui muidu, neile see väga meeldib, vaata. Ja tema tuleb mulle otsa magama ja nurruma ja kõik on just nagu väga hästi. Et tegelikult sellised asjad just, mis on sinu enda jaoks olulised. Et mina olen loonud ka endale turvaruumi sellega, et mul on põhimõtteliselt selline baldahiinvoodi mustade kardinatega, mille ma saan kinni panna niimoodi, et ma olengi just nagu sellises väikeses kastis, kus ma tunnen ennast turvaliselt ja hästi ja kus nagu ma tean, et keegi ei tule mul sinna peale minu kassi muidugi. Ja see ongi nagu minu selline väike ruum, kus ma saan kõike kontrollida, välja arvatud oma kassi. Aga just sellised nagu asjad, mida ma olen enda kohta õppinud, mis ei ole nagu sellised tüüpilised vajadused võib-olla või nagu see tüüpiline asi, kuidas ma peaksin 32-aastase naisena kuidagi elama ja hakkama saama, aga see on see, mida minul on vaja, et mina tunneksin ennast hästi. Ja selline enda tundma õppimine, see on ka selline elukeste protsess muidugi, need vajadused kõik muutuvad ja vahel võib olla päris raske katsetada, et leida see õige asi, aga ma väga julgustan neid, kes üldse on mis tahes raskustes, natukene mõtlema ja vaatama, et mis on nagu need asjad päriselt, mida keegi võiks tahta oma ellu. Et me ei pea elama kõik täpselt nii nagu teised või nagu meie vanemad või nagu meie sõbrad. Et tegelikult seda õnne, rõõmu ja sellist iseenda vajaduste täitmist võib hoopis muudel viisidel saada. Ja ma puudutaks ka seda ennetuse poolt, et kuna see on ka üks osa, millega mina tegelen, et just see vaimse tervise raskuste ennetus, et tõesti see keskkond oleks laste, noorte jaoks sobivam, et tõesti meie kui täiskasvanute vastutus on seda luua ja sellesse panustada. Kindlasti on abiks see, kui täiskasvanud teadvustavad ja õpivad sotsiaalemotsionaalseid oskusi, tõesti, kuidas me suhtleme, milline on ka see toetav suhtlemine, milline on võib-olla ka teistele kahju tegev suhtlemine, et seda siis vältida, mis on need tunded, mis on nende ülesanded, kuidas me neid väljendame, et kõike seda saab õppida, et see ei pea olema midagi sellist, et mida me võtame iseenesest mõistetavana, et me kuidagi oskame seda. Ei pea oskama, aga saame õppida. Ja veel ennetuse mõttes, Eestis ühiskonnas on ikkagi ka veel selliseid suuri murekohti peredes, on sõltuvusprobleeme palju, alkoholi tarbimine tohutu, et see kõik ju loob haavatavamat keskkonda lastele, noortele, sest see soodustab igasugust ka sellist käitumist, mida me võib-olla ei taha rakendada, see soodustab vägivalda ja ka vägivald on üks teema, mida ilmneb meie ühiskonnas ikkagi jätkuvalt väga palju ja see on traumaatiline, et
ka kui seda saaks kuidagi vähendada ja vastutust selles osas võtta, et neid muutusi luua, et siis see looks ka turvalisemat keskkonda lastele, noortele, et nad saaks tulla paremini toime oma mõtete ja tunnetega. Et ühelt poolt siis täiskasvanu poolt see vastutus turvalise keskkonna loomiseks, mis iganes see siis antud mingisuguses konkreetses olukorras on, ja teiselt poolt, mis inimene enda jaoks saab teha, on mõtestada või üritada ennast kuidagi uurida, et mis minu jaoks on oluline, mis minule sobib ja võib-olla mitte võrrelda, üritada ennast kuskile raamidesse panna, et peab olema nii, see peab olema midagi, mis ka teiste jaoks sobib. Just. Me olemegi siis nüüd enda vestlusega tegelikult vaikselt lõpupoole jõudmas. Ja tänases episoodis me rääkisime ajenditest, miks enesevigastamist kasutatakse ja samuti siis lükkasime ümber levinumaid enesevigastamisega seotud müüte. Ja arutlesime, mis võiks olla need märgid, mis aitavad enesevigastamist märgata ja milliseid käitumisviise vältida, kui sa kahtlustad enesevigastamist. Hedvig ja Anna, mis on see viimane mõte, mis teie jaoks antud teemal võiks kõlama jääda? Mina tahaks öelda, et ei ole liiga väikest probleemi, millega psühholoogi või terapeudi juurde minna. Ja mina ütleks, et märkame ja kui märkame, siis toetame. Aitäh teile, et me üheskoos seda tundlikku teemat saime arutada ja infot abisaamise võimalustest leiad peaasi.ee lehelt. Peatse kuulmiseni!